minge kaasa. Kuule jääd, ma su üles leidsin. Lähme otsime praktikandid üles. Jaa, lähme otsime. Eva! Olegi siin, okei. 10 nädalat haridusjuhtide praktikaprogrammi sainud läbi. Lähme muljetame. Lähme. Tšau, Eva, siin sa oledki. Tšau. Kuidas läheb? Hästi. Millest mõtlesid siin? Tööst. Kui nüüd see 10 nädalat tagasi võtta, siis mis sa mõtled, milline juht sa oled? Ma tahtsin selgust. Ma näen, et minu jaoks on tegelikkuses oluline luua mõju ja tulemust, olgu see inimeste jaoks või minu organisatsiooni jaoks. Kui vaja, ma küsin lihtsaid küsimusi, aga need lihtsad küsimused on tihti kõige keerulisemad vastata. Ja Eva, mis sa siit praktikast otsima tulid ja kas sa selle leidsid? Ma tulin leidma iseennast juhina. Ma olen 5 aastat olnud õppejuht, aga vaja on süsteemi natukene peenhäälestada. Seda ma tulin otsima ja selle ma siit ka sain, et vahepeal tuleb teha vaisi keeles öeldakse zoom out, hästi kaugelt vaadata, et minna sisse ja teha see zoom in ja detailidesse süveneda. Aga Eva, mis sind kõige rohkem üllatas? Millega Vais mind üllatas, et me ei leiutanud siin jalgratast, et kõik, mis Vais kasutab oma juhtimispõhimõtetes ja tööpõhimõtetes, me kasutame koolis neid samu asju ja me võime kasutada neid veelgi julgemalt edaspidi. Ja veel üllatas mind see, et ma ei tea fintechist mitte midagi, aga kui valmis olid inimesed selgitama väga keerulisi asju, millest ma ei tea mitte midagi, väga lihtsas keeles. Aga mida meie teile vastu andsime? Ma ütleks kindlasti hästi palju seda positiivset energiat. Need keerulised küsimused, mida te küsisite, pani ka ennast tihti üle mõtlema, et kuidas peaks tegema, miks me nii teeme, et kindlasti see on hästi palju inspiratsiooni ka meile. Aga ma küsiks võib-olla vastu, et mis sa selle 10 nädalaga tehtud said, et kui lähed kooli tagasi ja küsitakse, et mis sa siis tegid, mis sa vastaksid? Kui ma nüüd nagu aus olen, siis ma ütlen, et mitte midagi käega katsutavat. Aga see aeg oli hädavajalik selleks, et tekitada selgroogu juhina, et areneda, mõelda need mõtted lõpuni, hästi oluline. Nii et sellega ma tegelesin, sellega ma sain hakkama. Aga millise mõtte sa kooli tagasi viid? Number 1, ma ütleks, on tagasiside üksteisele. Õpetajad reeglina kardavad üksteist tagasisidestada. Me vajame seda, et koolikeskkond muutuks professionaalsemaks, et seal oleks vähem emotsioone ja tagasisidesüsteem aitaks seda kindlasti edasi viia, et neid mõtteid on palju, see on number 1, mille ma kaasa võtan. Kas tagasisidest võiks saada hoopis edasiside? Absoluutselt. Selle mõttega see tagasiside tulebki. Kuulge, aga lähme vaatame, kas me leiame Kristjani üles ja vaatame, mis ta teeb. Muidugi lähme. Nii, vaatame, on ta siin? Ei olegi vist. Lähme edasi. Aga selles pikas. Seal ei olnud. Jah. Tšau, siin sa oledki. Tšau. Kas sa teed tööd või tohime sind segada? Ikka tohite segada, et tegelikult just olen oma praktika aruannet kirjutamas siin. Me just Evaga siin pikalt arutasime, et kuidas ta läinud on ja mõtlesime, et küsiks sinu käest ka. Et kõige võib-olla alustuseks tahaks teada, et mis üldse sind juhina sütitab? Tead, mind sütitab kõige rohkem see, et kui ma tunnen, et minu sisse tuleb selline äge sünergia, mis paneb silmad põlema ja ma tajun, et see tekib sellistes olukordades, kus ma näen, et mu tegevusel on mõju, tähendus ja millesse ma ise siiralt usun. Ja tead seda tunnet, kui see tunne on tiimis üdini sees. See on selline, mis mind viib edasi. Ja see läheb juba sellega kokku, et pidev areng, õppimine ja ma pean ütlema, et just sellised väljakutsete lahendamine, muudatuste juhtimine või ehk siis teisi sõnu edasi liikumine, ma ütleks selle peale nii. Aga Mats, sina olid Kristjana mentor. Mis sind Kristjana puhul kõnetas? No esimene hetk kohe oli see energia ja see kirg oma valdkonna vastu oli ikka väga muljetavaldav. Et kui huviga ta mõtleb, kuidas lastel oleks lasteaias parem elu, et nad päriselt areneksid
et see oli ikka hästi nakatav ja muljetavaldav, et inimene nii hoolib sellest, mis ta teeb, et see on igalt poolt paistab välja kõiges, mis ta küsib, mis ta mõtleb, mis ta teeb. Et seda oli väga äge näha. Ma olen väga nõus, et Kristina leiab sellist energiat enda seest, kuigi seda tööd on päris kaua juba tehtud, aga ikkagi on kõige olulisem see laps lasteaias, et see on tõesti imetlusväärne. Aga kas see praktikaprogramm nüüd, see oli ikka lasteaiast eemal natukene, et kas see praktikaprogramm andis sulle, mis sa tahtsid siit saada või mis ootustega sa tulid siia? Tead, nagu Eeva ütles, et ma olen päris pikalt olnud lasteaias, et ma tundsin, et ma olen sellises kohas, kus ma vajan sellist hetke, et kuidas tulla sellest pöörevast karussellist korra maha ja mitte lihtsalt hetk, et jääda nende mõtete ja tunnetega kuidagi siis omaette, vaid et see programm oli nagu suurepäraseks ajendiks, et saada sellist juhendatud tuge ja peegeldust juurde. Et ma tunnen seda, et mis on minu juhi profiil ja mis on selle praktikaprogrammi võimalus, et see on perfect match nagu, et ma teadsin kohe, et ma pean siia saama. Ja kuidas siis tagasi vaadates erines lasteaia juhtimine Wise'is juhtimisest? Ma pean nentima, et on küll erinevusi. Selle aja jooksul ma sain aru, kui süsteemsed ja läbimõeldud on siin erinevad tööprotsessid. Ja just see, et need strateegilised sihid on töötajatele hästi lihtsalt arusaadavad ja kõik järgivad neid. Siis selliseid operatiivseid ülesandeid ja lahendusi, mis muidu juhi lauale jõuab üsna palju, siis siin kõik see selge siht ja need erinevad funktsioonid aitavad seda vähendada ja tegelikult see ongi see, kuhu ma tahan ise ka jõuda. Aga samas ma tahan välja tuua ka, et ei ole ainult erinevustes asi, et see juhtimise fookus on inimese ja kui töötaja arengul, tema arengupotentsiaali toetamisele, et see on nii hariduses kui siin sama. Aga Wise'ile veel mõeldes ma ei saa üle ega ümber sellest keskkonnast, mis siin on. Tead, keskkonnast rääkides. Mäletad, kui me käisime lasteaias külas, minul oli selline mõte, et kui ma oleks 15 aastat noorem, siis ma tooks lapse sinu lasteaeda ja sinu kooli. Ja siis, kui meie lapsed kasvavad lasteaiast ja koolist välja, siis nad tulevad siia tööle. Väga hea. Sobib. Kuule, aga ma küsiks hoopis niipidi, et kui sa nüüd lasteaeda tagasi lähed, mis see esimene asi on, mis sa teed seal? Ma tooksin võib-olla välja selle, et see teadlik pikemaajaline sihiseade on hästi oluline ja sellised konkreetsemad asjad, et hästi läbimõeldud värbamissüsteem, onboarding, siis selline tagasiside kultuur, mis on toetav ja seda me oleme Eevaga omavahel ka palju arutanud ja kindlasti selline toetav see üks-ühe vestluste süsteem, mis on järjepidevalt üles ehitatud või järjepidevusele üles ehitatud. Ma arvan, et see pagas on mul väga suur, millega ma siit ära lähen. Kohver on ülekaalus, jah? Ma arvan küll, et ma igaks juhuks kaaluma ei hakka. Kuulge, aga aitäh teile. Ma loodan, et kui te nüüd kooli tagasi lähete, lasteaeda tagasi lähete, siis see kohver, mis on täis tohutut teadmist, jätkub natukene ülekaalus olemist. Et igal juhul olete tagasi oodatud, millal iganes mõtteid põrgatada ja onwards.